kui paljud teist on juhid ühel või teisel moel, ehk kui palju teist keegi teine inimene mõtleb kui juhist? Et ükskõik, kas sa oled siis nagu ametlikult või mitteametlikult, okei. Ja kui paljudel teist on juhid? Väga hea. Ehk siis, miks ma seda küsin? Esiteks sellepärast, et võib-olla veits saab teha mingisuguseid valikuid selle teema käsitlemisel, aga teiseks ka seepärast, et ühel või teisel moel me oleme kõik juhtimisega seotud. Et kas me oleme ise juhid, meilt oodatakse motiveerivat juhtimist, või me oleme ise juhitavad ja me tegelikult ootame, et meile pakutaks siis head juhtimist. Iseküsimus on muidugi, et mis asi on hea juhtimine üldse. Ja seepärast ma paluksin teil käega märku anda, et kui paljud teist tunnevad, et teil on hea juht. Teie jaoks, mis tähendab, et hea juht? Kui paljud need, kes ennem tõstsid käe, et ma olen juht, kui paljud teist tunnevad, et sulgudes tõenäoliselt ma olen hea juht? Jah. Muide, mõned aastad tagasi üks uuring näitas, et umbes 93% juhtidest kipuvad arvama, et nad on 10% parimate juhtide hulgas. Et see 93% kuidagi ei mahu sinna ära, aga see näitab seda, et tõepoolest ka need juhid, kellest meie sageli võib-olla mõtleme, et nad ei ole kõige paremad, kõige motiveerivamad, et tegelikult nad ei ole üldse halvad inimesed. Ja kui ka sa praegu näiteks mõtlesid, et okei, et mul võib-olla ei ole kõige parem juht, et ma ei ole taga päris rahul, siis kui sult küsitakse, et kas sa arvad, et ta on halb inimene, kuidas tundub? Kas halvad juhid nii-öelda jutumärkides on halvad inimesed? Ei ole ju. Nad on samamoodi pereisad, nad on samamoodi sõbrad ja see oli see huvitav koht, kuhu ma oma eluga sattusin, sest et tõepoolest nagu seal väikses tutvustuses oli, mul ei olnud mingit ambitsiooni tegelikult koolitajaks saada, et ma läksin oma ehitusäridega hunnikusse, kuna olukord oli umbes 15 aastat tagasi sarnane nagu praegu meil kinnisvaraturul. Ja siis olin sunnitud hakkama tegelema natuke enesesse vaatamisega, sellepärast, et kui sa oled kriisiolukorras, siis sageli see hapnik saab otsa ja sa püüad leida vastuseid kuskilt mujalt. Ja avastasin enda jaoks siis sellise jooga ja mindfulness meditatsiooni ja teate küll, kui jama on, et siis ikkagi istud padja peal ja pöördud mingite jõudude poole, et aita välja hädast. Ja siis selle kõrval hakkasin ka kirjutama blogi ja nii nagu Timo rääkis, avastasin ka enda jaoks Peep Laja kursuse, internetiturunduse kursuse, mõtlesin, kui äge. Hakkasin siis otsast seda praktiseerima ja proovima oma laste kaupu seal müüa, aga sain kiiresti aru, et need printsiibid ei tööta seal väga hästi ja mõtlesin, et peaks mingisuguse teist laadi toote välja mõtlema ja siis asutasin sellise blogi nagu sisekosmos.ee, hakkasin kirjutama nendel teemadel ja mingil hetkel hakati küsima koolituste järele, et kuule, ägedad artiklid, et koolitusi ei tee sellistel eneseväästamise ja enesejõustamise teemadel ja mõtlesin, ei tee, aga võib proovida. Ja siis mingil hetkel hakati kutsuma ettevõtetesse, sest keegi oli sattunud sinna enesearengu koolitusele, et kuule, tule tee meie kollektiivile midagi sellist, aga te kõik juba teate, et mis hetkel juhid tegelikult tellivad motivatsioonikoolitusi.